Tere tulemast vaatama ja kuulama hoolimise lauanurga 6. saadet, mis seekord kannab pealkirja Isad ja pojad. Mina olen Gert Valdaru. Tänane saade valmib koostöös konverentsiga Hoolime ja on erinev varasematest saadetest. Head vaatajad ja kuulajad, olete harjunud sellega, et meie külalised on siin kohal armsas stuudios, kuid selles saates on külalised Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse aastapäeva konverentsil Hoolime, mis kandis seekord alapealkirja Kas kõik on ikka pardal. Haridusreformi laineharjal arutasid konverentsil haridus- ja sotsiaalvaldkonna heategijad koos õiguskantsleri, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Riigikontrolli, tööandjate, Töötukassa esindajatega, kuid samuti ka kutsekoolide direktorite, lapsevanemate ja noortega ühiselt selle teemal, kas ikka kõik toevajadusega noored täna Eestis on pardal või mõni neist seisab kalda ääres ja vaatab eemalt, kuidas parras on ilma temata liikuma hakanud. Mida me teame? Me teame seda, et jätkuvalt on Eestis toevajadusega noori, kes jõuavad kutseharidusse selliselt, et on näha, et nad on jäetud olnud maha. Jätkuvalt on Eestis peresid, kes tunnevad, et need on jäetud üksi, kui nad on pidanud leidma lapsele sobiva koolikoha. Aga me teame ka seda, kui toevajadusega noort õigesti aidata, siis ta areneb. Ta leiab elus õige koha, ta suudab omandada oskusi ja teadmisi, mis aitavad tal edasi liikuda. Ja see ei ole ainult noorele endale abiks. See on abiks ka tema vanematele, kes leiavad läbi selle endas hingerahu, teades, et noor saab elus iseseisvamalt hakkama. Tänases hoolimise lauanurgas saadate kuulata konverentsil toimunud ühte vestlusringi. See on isade ja poegade vestlusring. Minu vestluspartneriteks on isa Kristjan ja poeg Kristoffer Jõekalda, isa Sander ja poeg Remi Gregori Sasi. Nad jagavad südamlikult ja siiralt oma perede lugusid. Kuidas on toimunud neil teineteisest lahti laskmine? Kuidas on tuldud toime hirmude ja raskustega noorte iseseisvumisel? Mis on aidanud neil haridust omandada? Millised on nende unistused ja soovid tulevikuks? Ja milline võiks olla õpikeskkond, mis aitab toevajadusega noorel areneda ja tunda, et ta on hoitud. Aga saates ja vestlusringis on veel palju muudki. Head kuulamist, vaatamist ja kaasa mõtlemist. Tahaks alustuseks öelda siis seda, et me nüüd olemegi siis lõppu jõudnud. Ja alati alguses või lõpus on üks, on laps ja pere. Ja kõige olulisem küsimus ju tegelikult ongi, et mis saab sellest noorest, mis saab perest päeva lõpus. Või nagu Kristjan rääkis siin elu lõpust. See on üks küsimuse peale. Ja mul on väga hea meel, et 2 vaprat isa võtsid meie kutse vastu ja ütlesid, et nad on nõus tulema perelugu rääkimast. Mul on eriti hea meel, et pojal on nõus kaasa tulema. Et see on ka väga kihvt. Ja meie ma tahaks vahele lõpust öelda, et meil on tegelikult pere, ema on palju tublim kui isa. Kuna ma olin siin käepärast võtta, siis olen ma praegu siin. Tegelikult muidu peaks olema ema, sest tema teab ja oskab palju rohkem. Jaa,
seda kindlasti, et ilma toetava naiseta ei ole peret. Kindlasti. Kui nüüd ütles midagi valesti, ei ole. Ei, aga mul on väga hea meel, et meiega on siin isa Sander ja tema poeg Remi Gregori. Ja perekonna nimi on siis Sassi. Remi on meie Astangu vilistlane, kes lõpetas eelmine aasta Astangu kutsavaliku kursuse ja Remiga on meie koostöö on jätkunud, sest Remi on olnud nagu aktiivne. Remi tuli ükskord sööklas minu juurde, kui ta siin õppis veel ja jääme arutlema erinevate ühiskondlike teemade üle, rääkisime ka poliitikast ja siis mul olin küll väga kiire oli, aga ma jäin kuulama ja see, mida Remi rääkis, et mul väga sügava mulje temast, et see oli nii vägev ja nii äge. Ja Remi käis selle vestluse käigus välja ka mõtte, et Astangul võiks olla oma podcast, kus Astangu räägib, mis ta teeb ja siis võiks rääkida ka laiemalt, mida see tugispetsialistid teevad ja mida üldse toevaadustega inimestega Eestis tehakse. Siis see oli selline esimene idee kavas, mis ta mulle sööklas rääkis. Ja kui ta lõpetas ära, siis ta tuli tagasi, ütles, kuule, kas me teeme ka siis selle ära? Oled mees või ei ole mees, oled direktor või ei ole direktor. Ja siis nüüdseks oleme jõudnud nii, et nagu ma teile täna rääkisin, järgmine nädal läheb eetrisse 5. saade, mis keskendub vilistlastele ehk just siis nendele noortele, kes on juba kooli lõpetanud ja püüdnud siis tööturul hakkama saada. Eelnevatel saadetes me oleme pühendanud siis saateid tugispetsialistidele, õpetajatele, lastevanematele ja tuleviku tööturul. Ja Remi on siis selle podcasti projektijuht, meie hing, kes hoiab, ütleme siis kätt pulsil või hoiab juga, nagu öeldakse, et asjad nagu toimiksid. Ja Remi roll on ka selle 5 saate jooksul, mida on väga vahva minul on vaadata, ma ise juhin seda saadet. Remi rolli kasvu on väga vahva on vaadata olnud, et ta täna teeb ka meil vaheklippide intervjuust. Et see on väga kihvt ja aitab ka küsimusi välja mõelda kogu selle nimetatud joa võitmise üle, nii et aitäh sulle, Remi. Nii, ja teine pere, vahva isa ja vahva poeg on Jõekaldad, Kristjan ja Kristoff. Tere! Kristoffer on ka, nüüd ma paluks ühe pildi siia ette panna korra, see tutvustava pildi. Jaa, vaadake, seal paremal pool on Kristoffer. Et Kristoffer on ka väga meie nagu äge hing ja soe hing, et me kõik hoolime ja armastame teda, sest ta on väga, nagu vist nagu isa. Ma vist siin nii hästi tunne, aga ta on Kristofferi parem, aga no eeldada võid, et siis on isas ja ka kindlasti emasse sõna. Aga Kristjan on rääkinud täna mitu korda kiitnud Astangut, et Astang on äge koht ja ta ikka tunneb, et nagu pojal on läinud hästi siin, et kõik on kihvt, aga vaadake pilti. See on pilt, kui Kristoffel tuli Astangule. Siuke korralik poiss, latsitud, ütleks nagu selline, mis meie ajane poistebändid oli, Take That, New Kids on see vlog. Ma täiesti sealt oleks see õpelik. Vaat nüüd ma selgitaks korra vahel, et see on nüüd ema nägenus korralik, mis tuleb süksid. Aga vaadake, mis Kristofferist ta saate, et siis lifti astus Take That, välja tuli Motorhead ja Glennid. Et see ongi, vabadus on olnud nüüd, Astangu on, mul on selle üle nagu ääretult hea meel, et sellest ema sellisest, mida ema oma lapsest ootab. Õnneks ei ole nagu midagi väga järele jääbub. Mul on selle üle õmpsalt hea meel, väga hea meel. Ja selle kõige selline sõna on iseseisvus. Iseseisvumine. Ja kui me kunagi nagu kärpisime kõike seda teadmata, isegi võib-olla miks me seda kärbime, aga hirm oli nii suur, et sa ei lase oma lapse kuhugi minna, midagi teha, lihtsalt sellepärast, et kus ta ikka läheb või kus ta teeb, seal ei ole, parem ole kodus.
siis nüüd ma toon ühe kiire sellise näite, et kui me tulime siia kooli, siis ja Christopher sisse said, siis meil oli meeletult hea meel ja algul arvasin, et ma hakkan teda iga hommiku, me elame Viimsis, et ma hakkan teda iga hommiku autoga tooma siia ja tagasi, sest et pakuti ka kohta, et äkki on võimalik siin ühiselamus olla. Aga me ütlesin, et no mis mõttes ühiselamus, ta seal ühiselt päris hakkama, et pole vaja, on ju. Ja siis ikka öeldi, et mõelge, tegu on ju suure mehega, et äkki ikkagi on ju. Ja me võime kodus mõelda selle üle nii ja naa. Ja siis, kui me lõpuks, ma ei tea läbi, kuidas me selleni jõudsime, et olgu, jääd siis siia ühise elamusse, kui sa tõesti tahad, sest ta ise tahtis, ta tegi selline, miks ma olen hea meelega ühise elamus, kuidas sa jätad neid lihtsalt maha. Ja siis selgus, et ühise elamusse äkki ja saadki ja kõik on nagu tore, siis ainukene küsimus tekkis seal kellegiga siin komandant, kellegiga vesteldes siin maja inimesega. Ta ütles, et meil on ainukene mure nüüd see, et kuidas reede saab, et reedel lõpeb siin kool ära, et siis tuleb koju minema. Ma ütlesin, et ei, ärge muretsege, meil on auto, me loomulikult tuleme järgi, meil on auto ja me saame hakkama elusasti. Siis ta vaatas mulle täitsa kaastundlikult otsa ja ütles, selles see viga ongi, et teil on auto. Et me tahame, et laps ise sõisab bussiga. Ja siis ma sain aru, et me oleme nagu täiesti valesti mõelnud, täiesti teistpidi mõelnud. Ja sellest esimesest, siis ei olnud veel 1. september minu arust isegi, see oli mingi augusti lõpp. Ja siis ma sain, et me oleme nii õiges kohas, et mitte see, et lapsega tehakse siin nime, aga vanemad pannakse ka uskuma ja nägema. Hoopis teisi asju, kui tegelikult on nii, et ma olen tänulik kõikidele inimestele. Tõesti, see on nii suur asi. Õige pea. Christopher, mul on sulle selline küsimus, et su isa räägib hästi palju. Kas ta kuulab ka vahest sind? Jah, tõsi küll. Mis hetkel ta kuulab sind? Kuulab kõiki lihtsalt, ma pean nagu peast mõtlema ju, et peab tegema. Jah, ta annab head nõu teine. Ja. Kas sa ise, kuidas sa tunned ennast siin Astangul? See on norm. See on täiega norm. Nii et kinnitad seda, mida isa ütles? Jah. Meie esimene selline lahtuminek oli siin ikkagi pisarsiinis, oli siis eelmise aasta siis enne 1. septembrit, kui noormees tuli ühiselamusse siia, siis loomulikult ime, meil kõik vanaemad ja vanaisad kaasas ja sest et ta ju läks tundmatusse kuhugile. Me usaldasime ta teiste ilmste kätte ja kuidas me võisime üldse arvata, et ma ei tea, mis temast siin saab, siis, aga meil oligi selline, endal oli ka see tundmatus suur ja siis siin elu lõpuni jääb meelde siin trepi peal või siin enne treppi seal all. Ja siis me panime auto seisma ja mine nüüd. Ära tagasi vaata. Nii valus. Nagu oleks läinud ei tea kuhu. Džunglisse. Ära räägi teeme enda kodust tagasi. Tere, tuli. Et selles mõttes. Aga see virv, et kui sellest saaks lakti ja ma saan aru, et siin teistel ei ole nii meil. Kohe kuulame. Sander ja Remi, et teie tulete Tartust üldse Astangule. Mis teie lugu on, et kuidas te Astangule tulite ja miks? No tegelikult algus hakkab sellest, et see oli suhteliselt koldarda tee, et kui me lõpetasime Tartu Masinkooli, poiss lõpetas, siis oli vaja leida järgmine samm. Ja tegelikult Kristjaniga nagu selle tõenäoliselt väga sammustama, et just need samad teemad, et kõigepealt leida see õige kool ja kool selline, kus ta saaks õppida ja ta saaks elada. Ja ega täpselt, kui erivajadusega lapse vanem, sa oled terve elu alates 2007 inimest nii-öelda mati sees hoidnud, siis on väga raske sellest välja tulla. Ja see, ma ise olen väga selles mõttes natuke karmi olekuga, et läheb, vahet ei ole. Sellepärast, et elu ongi selline, et hüppame velte ja me tegelikult kas ujud või uju, aga pääste nii-öelda siis ründas on ikkagi nagu anda. Ja selles mõttes Astangut ma saan väga kiita,
sellepärast, et see oli ainuke kool, kes võttis meid jutule, kuigi üks seik oli see, kus ma rääkisin, kui me tegime sinna selle sisseastumise ära, siis see ratastooliga. Et see oli tegelikult sellele inimesele mõttekoht, sest et kuidas ta saab sinna puidutöö pinkide vahele ja kõike sellist asja. Ja see oli niisugune mõttekoht seal, aga see lahenes ja tegelikult see personal oli nii sooja vastuvõtuga. Ja mis on hästi oluline on see, et erivajadusega lapsed on ühes majas, et ta õpib siin ja tegelikult kõrvale läheb magama. Et igal juhul oli see väga oluline, aga need sammud, ma tean väga palju lapsevanemaid, kes ei julge seda sammu teha, et kardavad täpselt niimoodi, nagu Kristjan rääkis ja see jääbki tegemata. Ja kui sul ei ole seda toetavat kooli või toetavat keskkonda, siis paraku see sellest nagu läbi tuleb. Remi, mäletad sa neid tundeid, kus isa pidi sust lahti laskma ja kas sa ise tahtsid seda üldse? Mind pigem visati välja, visati pinkesse ja keegi mulle tagasi ei vaadanud autoga, ma 100-ga minema, et selline kogemus ootas on. Aga see on mul täna väga palju kasvatanud, täna ma ei oleks mõni siin, kui ta poleks seda teinud. Et tänu temale ma istun täna siin tegelikult. Aga kui sa mõtled, mis need esimesed päevad siis olid, kui sa pidid tulema sellisest akadeemilisest vaimulinnast põhimõtteliselt džunglisse, kus õpiti inimeste pisarad ei usuta. Mis tunne oli? Ja kindlasti oli raske, sest uus keskkond. Mul ei olnud vanemaid, mul ei olnud vende, mul ei olnud mitte midagi. Aga ma sain kiiresti, kuna ma olen kiire sotsialiseerija, siis ma sain Kristoferiga suht ruttu sõbraks. Siis me käisime poes käima ja kõik see kuidagi pere unugas üldse ära. Noore ütles elu elama, et see on veidi vahele läinud siin jõus, aga siin Astangul kuidagi see noore elu, inimese elu hakkas nagu pihta, et selles mõttes oli küll raske, aga saime hakkama. Ma just tahan öelda, et sul tuli see nii loomulik, me hakkame poes käima nii ära. Kui me kuulsime, et Kristofer on nagu üksi poodi läinud. Kus sa käisid? Poes? Kellega? Mis poodi? Kuidas sa tagasi leidsid teeks? Sa olid nööri umbes, mis poodi sa käisid? Sõpradega käisin, ma käisin, et aega tähtuda see aastal. Aga üksteist tulebki toetada, see on, ma arvan, see erivajadus on tähendus, et üksteist aitama. Sest meie teeme kõige paremini, kuidas see käib. Ja üksteise tugevasi saab ära kasutada, aga temal võib olla võistlus ei olnud nii kaugel, siis ta tõsisid tükkas mind. Kus ta hakkab? Sa esimest poest käisid, kuidas see oli? No tegi hirmus. On ostjad. Kui sul on veel Joonas kaasas, siis muidugi on raske. Sans. See on siin kõige halvem asi, mis saada. Aga täna te istute ühes toas, te olete hakkama saanud. Jah. Et Kristofer, mis sa õpid praegu Astangul? Pagariks õpin. Pagari. Palus. Ja mis sul meeldib pagariks õppimisel? Teha saiu. Ja pinkspilit või kaneelisaiu või midagi sellist. Isa rääkis siin Jakob Kreeniga just siin õhtumehel kuskil portaalis on üleval, et ta olevat juurde võtnud kilosid, ta on nüüd 100,7 nagu Kuku raadiol. Et kas see juhtusid sinu rolli või? Siinegi ta tegi lihtsalt. Sinu need maitsvad saiad on su isa kaalu tõusu põhjustanud. Jaa, see juhtubki. Ja, aga ma mõtlesin, ma säästan Kristoferi sellest, aga tegelikult ta käis praktikal ja siis ta tuli sealt iga õhtu koju. Kuklid ja saiad kaasas, mis olid tõesti head. See kestis kuu aeg. Ja ei olnud see nii elivina. Sander, mida sina nagu ütleksid, et Remi on aasta Astangul olnud, kuidas teie pere elu muutus? Selles mõttes, et see läks suhteliselt loogiliselt ja meie igapäevaelu kuidagi läks sellisesse rütmi, et me väga ei muretsenud, sest tegelikult see informatsioon oli meil kõik olemas, samas neil on tugivõrgustik siin Tallinnas olemas, sest väga oluline on see, et kui midagi on, kui sa ise oled Tartus, siis keegi võiks ju reageerida. Aga et
mis on nagu Remiga, tegelikult see kutsevaliku õppeaasta on väga toetanud seda. Kõik erivajadusega lapsed, kellel on niisugune väga segane olukord, võiks selle läbi teha, sest see on see koht, kui sa 9. klassi lõpus tuleb, kui siin Tom ütles, et kas te teate, mida te teete peale kooli lõpetamist, näiteks isegi terved inimesed, siis seda ei tea ja erivajadusega inimesed on see veel raske. Nii et see kutsevaliku õpe andis väga hea nii-öelda hüppe Remila ja terve aasta, kui ta õppis seal, ta lõigi sidemeid, mida mina ütlesin talle, et kõige tähtsam on kontaktid. Et see viib su edasi elus, sellepärast, et ära vaata oma erivajadust, et sa või olla ratastoolis, sest ratastool tuleb panna enda kasuks tööle. Need on need asjad, mida sa saad enda elus niimoodi paremaks teha. Ja ühel hetkel sa võib-olla siis oled eeskõneleja. Nii et see areng oli nagu niivõrd suur, et meil oli isegi raske nagu seda järge pidada. Aga ma mõtlen, et ega see lihtne ei olnud meie puhul vähemalt, et me küll teadsime selliste koolide olemasolust nagu teie siin ja nii edasi, aga me kujutasime seda kõike ette kuidagi selles võtmes, mis oli võib-olla aastal 1972. Ega ma ei tea täpselt, mis siiski toimus, aga kujutad ette, et meie vaimusilmas oli see hoopis midagi muud, selline metsik lääs ja okastraat ümber aia ja kõik sellised asjad, et kui me siia tulime, siis nagu seal tutvumispäevale, siis mõtlesime, et mingi konk siin on, et see ei ole lihtsalt, ei saa olla nii ilus kõik, et mingi nõks on siin, et pärast pannakse uksed kinni, tõmmatakse trellid ette ja siis läheb lahti. Et mingi asi. Ja siis, kui me saime aru, et ei, tegelikult ongi selline kool, et siis hakkasid meie silmad ka nagu avanema, et meie jaoks jällegi. Ja ma arvan seda, et kahjuks on selliseid meiesuguseid lapsevanemaid päris palju, kes juba eos nagu ütlevad, et kuhu sa lendad, sa ei lenda kuhugi, sa oled meie peres, istud siin ja meie hoiame sul silma peal. Aga aina süveneb iga aastaga see suremise, millest me ennem rääkisime. Et see kool annab siis ikkagi nüüd selle rahu, et anna minna. Et ta on nagu kindlates kätes ja ma olen kogu aeg nüüd mõelnud 1,5 aastat juba seda, mismoodi ma saaks ise seda, ma oma tutvusringkonnas olen kõigile sellest vaimustunult rääkinud, et milline äge kool ja milline süsteem ja kuidas see töötab ja mismoodi Christopher on arenenud, et kõigil on sellest kõik juba teavad ja juba me teame, et pole vaja rohkem. Aga et kuidas see jõuaks laiemate massideni, et ma olen nagu seda püüdnud mõelda ja ma ei ole nagu kuidagi saanud, aga ma saan aru, et Remi ajab siin podcasti teemat ja see on palju populaarsem tänapäeval kui televisioon, nii et tegelikult anna minna ja ma loodan, et see jõuab paljudeni, sellele tuleb lihtsalt reklaami rohkem teha, et inimesed aru saaksid, millega tegu on ja milline suurepärane abivahend see on inimesele, kellel on vaja seda algust, nii-öelda seda tõuget ja aidata sellele elu need esimesed sammud. Esimestest sammudest Sander ka rääkisid just kutsevaliku puhul, et see oluline, et saad kodust välja, saad siis teise keskkonda, saad iseseisvuda, saad katsuda, tunda, aru, mis su oskused on erinevate ka erialade puhul. Ütle, Sander, mis sinu nagu lapsevanema vaade see on, et praegu see kutsevalik lõpeb ära ja järgmine aasta see asendub mingil määral siis ulatus on veel veidi täpsustamist, seda õppekava tehakse, aga uuest aastast tuleb ettevalmistav õpe kutsevaliku aasta asemel ja seda enam nagu selle tavalise vastuvõtu või esimese vastuvõtu raames ei tehta, et kõigepealt on see põhivastuvõtt ära, mis mais toimuvad hindamised, ennem seda saab siis esitada taotlused Eesti erialadele, kui see on ära lõppenud, siis kuskil praeguse seisuga 1. juulil saavad hakata lapsevanemad sinna ettevalmistavale õppele suunama, või taotluse esitama. Et ütle mulle korra seda, et seal on nagu mõeldud ka, mina olen aru saanud ühe alternatiivina, et noored võiksid olla siis, kui neil on, et nad vajavad veel küpsemist. Nad teevad selle lisaaasta põhikooli juures ära, kus nad nagu õppisid. Et mis on sinu lapsevanema vaates see vahe, teha see lisaaasta näiteks põhikooli juures ära, küpseda seal, kus ta nagu on olnud, või siis ikkagi tulla kutsekooli juurde seda,
kutsevoolis ta ei ole enam lisaaasta, vaid ta on ettevalmistav õpe, et see ma toetan seda ikkagi praegust nii-öelda lõppevat teemat, et tegelikult see kutsevaliku õppeaasta kutsekoolis on see kõige õigem, sest 9. klassi lõpetab ära see vanus ja kui me tegelikult oleme, näiteks Remi näitel on see, et ta läheb üldse hiljem kooli, siis ta lõpuks ongi juba ütleme 20-aastane ikka 9. klassis on. Et see ei ole nagu selline ütleme nii, et see ei anna nagu mitte midagi, et seal kooli juures seda olla, sest näiteks 9. klassis, kui me seal Tartu Masingukoolis, mida ma pean väga suur respekt, et olin ise ka seal väga asjalikult juures ja tehakse väga head tööd lastega, aga tõesti 9. klassini ja kui sealt edasi peaks juba minema kutsekooli, sest ja just see kutsevaliku õpe on ju, et me ei paneks teda kohe, et mine nüüd IT-d õppima, kui tegelikult ta võib-olla tahab pagariks minna. Nii et me peaksime andma neile natukene lõtku ja neid muutusi ei tohiks, eriti erivajadusega, me ei tohi neid teha kogu aeg niimoodi nagu natuke emotsiooni pealt, et muudame ühe asja ära, teise asja ära, siis vahetame nimesid. Erivajadusega lapse vanem, ise tean 2007 alates, kui Remi sündis, väga keeruline tulemus, et siis kõik see protsess on nii keeruline, et juba sellest sünnist on ja siis võtame selle haridustee, kuhu kooli, mismoodi sa pead ikka väga hea poliitik olema, et sellest kõigest läbi tulla. Läbirääkimised ja olen isegi mitmeid lapsevanemaid aidanud sellel teemal, et kuidas kooliga nagu suhelda, et lihtsalt ei ole lihtsalt neid oskusi. Igal juhul tuleks, ma ise olen välja mõelnud selle, et Eestis peaks 4 astangut olema, igas regioonis, et ei peaks minema kodu lähedalt ära, et inimene tahab Tartumaal olla, elada, miks ta peaks nagu tulema Tallinnasse, siia tegelikult ei mahu ka. Nii et erikoolid on tegelikult väga olulised. Remi, et kui sa mõtled tagasi selle kutsevalikule, et mida ta sulle nagu andis? Ma arvan ikkagi iseseisvuse, see oli A-joo, sest ma olin ikkagi kodus siuke, et ema tõi kõik ette taha ära, isa samuti, et seal visati külma vette, pidid ise otsima süüa ja sotsialiseeruma, et selles mõttes ikkagi nagu keeruline ja ta täna ma ütlen, et ma ei oleks siin, kui mul seda astangut ei oleks. Et andis mulle selle nii palju seda iseseisvust, et ma sain hakkama. Ja see näitas ka mu tugevusi ja nõrkusi, millega ma saan hakkama ja millega ma ei saa. Kristoffer, sina alustasid ka meie juures kutsevalikust, nüüd oled siis pagaris. Kas sa mõtled ajast tagasi, mis sulle kutsevaliku aasta andis või see esimene aasta siin Astangul? Oli küll selline raske ja siis oli vaja otsida küll süüa küll. Siin ei anta ju. Rahu, me käisime poest. See oli ka Prisma. Jah. Kuidas te, Kristoffer, ma sain aru, te saite Remiga headeks sõpradeks, et kuidas see juhtus? Seda ma ei mäletagi. Ma natuke aitan just. Et me õppisime ühes grupis ja siis seal meil oli väga vahva grupp, üks õpilanes välja jätta. Et selles mõttes me saime seal kõik väga hästi kohe läbi, hakkasime kohe poes käima ja kõik, et see sõprus kuidagi tekkis ja meil ei olnud õhtul midagi teha. Meil tunnid lõppesid seal 2:30, mis sa ikka teed? Lähed teise tuppa, vaata, mis tall ikka on seal kuskil voodi all või midagi. Et selles mõttes oli nagu, meil kuidagi see keemia kõik toimis. Et mingid tülisid meil ei olnud, et meil oli hästi hoidav grupp ja mind alati lükati mäest alla ja tõmmati üles ja jäeti veel lifti üksinda ja igasuguseid asju on olnud, et selles mõttes oli väga huvitav aasta. Kas te selles, sa ütlesid väga kokkuhoidav oli, aga siin mulle räägiti ühest loost, kus sind jäeti ikkagi meie administraatoriga üksi vastakuti, sest tegite ulakust. See oli Helma või? Ma ei tea, Helmat kõik tunnevad, ta on niisugune lahke, aga siis, kui ta kurjaks saab, siis on pahandus maja, sest ma jäin kuidagi sinna, me vist peale tunde kuidagi läksime sinna õppehoonetesse ja seal jooksime vist ringi või mina sõitsin tooliga, nemad jooksid ringi. Ja siis keegi ilmselt kuulis seda ja tuli sealt trepist üles, aga poisid juba jooksid üles, aga lift ei jõudnud veel avaneda ja ma jäin sinna ja mis ma siis tegin? Ütlesin, et poisid on üleval ja ma olen siin ja lähme nüüd siis käskkirja kirjutama, et sellest jätsime küll. Kas see on sul südamel siiani, Kristoffer? Jaa, see oli esimest korda. Sellepärast ta mind nagu poodi lükkabki, et tal on südamel, see ta tahab seda heaks teha. Nii, jah. Ja üks asi oli tore, meil siis selle bussi sõitmisest rääkides ja iseseisvat elu tehti Kristofferiga esimene selline bussisõit siit koolist siis kodu poole.
ja sa olid käinud juba siin, ma ei tea, mitu kuud siin koolis, või ikka olid, on ju, nii. Aga õpetajad kuidagi hammustasid läbi, et ega me vist nagu teeme valskust natuke, et me ikkagi viime teda autoga, noh. Et päris nii ei olnud, et me auto oleks kuskile nurga taha jätnud ja siis, no tule nüüd siit ja siis on auto peale poiss. No ühesõnaga kuidagi oli see, et see tundus kuidagi nagu ületamatu samm, aga kuidagi need kuud läksid ja Christopher polnud ikka veel bussiga sõitma hakanud. Ja siis kooli poolt öeldi, et aga nüüd me teeme selle sõidu, et siit tuleb üks õpetaja kaasa ja me sõidame sinna Viimsisse välja ja me ütlesime, selge. Et siis teeme niimoodi, et ema läheb oma autoga igaks juhuks, on kesklinnas, ma olen igaks juhuks Pirital. Et kui teil vahepeal midagi juhtub, et siis me saame peale võtta ja noh, nagu edasi, siis vaadati meid nagu sellised, et noh, et kellel on seda kasvatajat vaja, et mul tunne jäi, et nagu meil oleks vaja, aga jällegi, see näitabki seda, et me ise nagu ei olnud valmis selleks, et Christopher hakkaks bussiga sõitma, ta oleks ammu sõitnud juba. Aga kuidagi on väga raske lahti lasta nendest sellistest piiridest ja asjadest, et noh, kui sa ju lähed bussi peale, et see buss viib su, noh, kuhu viib? Koju, noh. Kas sul, mis sa Christopher arvad ühistranspordist Tallinnas? Ei ole. Meeldib või? Jaa, tavaliselt siis muidu küll, aga lihtsalt transpordiga pole vaja maksta. Pole, okei, ja tasuta on, jah, väga hea. Nii, ja Remi, räägi korra sellest, et mis sul nüüd pärast Astangut sai, kuhu sa siis liikusid, millega sa nüüd siis tegeled? Ma üht-teist juba vihjasin, aga räägi ise oma poolt ka. Noh, ütleme nii, et algus oli ikkagi rabe, et me siin lõpetasime ära, siis suvel oli väike paus ja siis me hakkasime nagu mõtlema, et mida teha. Noh, siis saigi loodud see tervisetaskonna, ta oli juba enne, aga niisugust toimetamist seal ei saanud nagu ise teha ja me ei teadnud ka minu neid võimekusi, kas ma suudan. Ja siis me hakkasime isaga mõtlema, eks ta saab siin täpsustada paremini, mida me siis teeme ja noh, meil tekkis see tervisetaskus portaal, kus ma siis kirjutan artikleid, otsin nii-öelda infot ja siis ma hakkasin ka tegema tegelikult neid podcast'e või pakkuma koolile ja Astang oli siuke esimene, kellele ma tegin, eks. Et tulevikus peaks samamoodi teistele ka tegema, sest ega täna ju lapsevanem, kus ta saab seda infot, ta ei tea selle kooli kohta väga midagi, ega meiegi tol ajal ei teadnud Astang kohta mitte midagi, see oli puhas juhus selles mõttes, et ma arvan, et see kommunikatsioon siin koolide vahel on nagu hästi oluline, et ma ise täiendan seda, et tegelikult minu jaoks oli väga suur üllatus see, et ma ikkagi Remi suhtes mõtlesin, et eks ta ikkagi jääb natuke selline perekonna allata. Aga see muutust oli nii suur, kui ma andsin talle, tervisetasku on meil üks selline videoportaal ja täna on ka see nii-öelda veebiportaal, aga et mõtlesin, et aga proovi hakka neid sorteerima seal, enam-vähem selliseid lugusid, tee seal, otsi sotsiaalvaldkonda, vaata, mis sind kõnetab ja vaikselt ta tegi ja siis ühel hetkel ma nagu hakkasin vaatama, et oota, päris äge asi on, et ise ka tahaks lugeda neid asju, mida ei ole, et nagu nii-öelda meediast leidnud. Ja siis, ja täna ma olengi andnud täiesti vabad käed, et ole erivajadusega inimestele, ka teistele inimestele täiesti teeraja, anna informatsiooni, võimalda tulla saadetesse või teha läbi neid reportaaže, et see on see, kus me saame kõlapinda, et ega me teame, et peavoolumeedia ikkagi kõiki lugusid läbi ei lase, nii et selles mõttes on see väga teretulnud ja just see, et mida ma väga toetan, et näiteks siin Tom ja kes siin täna on rääkinud, et erivajadusega inimesed oma seest peaksid leidma endale ka nagu oma tiimi, aktiivtiimi, kes hakkavadki seda asja vedama. Sest ega me võime kellegile panna selle ülesande, et jah, et riigile või kellegile, aga näiteks täna ma näen, et näiteks oma pojagi näitel, et nad saavad hakkama ja neil on väga suur tahe aidata seda valdkonda ja seda sotsiaalvaldkonda, et praegu täiesti nagu selles mõttes üllatunud, et see niimoodi on läinud. Ma tohin kiita paar kiidusõnu ka, et ma tahaks kõigepealt kiita õpetajaid, Lehte oli siin kuskil, ma nüüd ei näe,
tänu temale ma tegelikult, vahepeal meil oli niimoodi, et matemaatikatund jäi ära, sellepärast et ma tahtsin arutada poliitteemadel ja kuidagi sealt ma sain selle jututeema ja kõik, et ta on mulle ka suureks abiks olnud. Nii et aitäh sulle, jätka samas vaimus, palun. Nii, ja siis veel, Alice Oksa on ka kuskil, aga ma ei näe teda praegu. Talle ka väga suured tänud, ta pani ikkagi rühma kokku ja tegi väga suure töö, et see on kulda väärt. Nii et jätka samas vaimus, aga küll teises koolis. Ja siis loomulikult isa, et noh, ma ütlen, et ilma temata ma ei istuks täna siin. Ja Gert sulle ka aitäh, et sa pootesti vead. aitäh. Kas sa ka Christopher tahaksid tänada kedagi? Ei ole. Isa. Ainult minu isa. Ja. See ema ka. No, väga hea. Aitäh. Nii. Ja, just. Ja mul on küsimus nüüd publikule, et kas keegi tahaks isadele ja poegadele esitada mõne sellise küsimuse? Jaa. Minul on selline küsimus, et millest te kõik unistate? Kas teil on mõni unistus, mis võiks veel täide minna ja mis see oleks? Ma arvan, et minu unistus on nii-öelda tõusta sotsiaalvaldkonna sees kõnelejaks läbi erivajaduse, et täna Tom, kes meil on, kõik nad on suureks eeskujuks ja nendega saab meeskonda teha, et me peame, need noored peavad tulema kaasa. Et kui me neid täna ei kaasa, siis need vanemad inimesed, paratamatult generatsiooni vahetuseks, et seal kindlasti nagu eeskõnelejaks tõusta, et see on üks eesmärkidest ja unistustest kindlasti, mis ta võiks ka nagu tööna siis realiseeruda. Sinu unistus on nüüd kuulama saate. Lihtsalt pagai. Ainult lihtsam leida. Aga isade unistused oma poegade suhtes? No, tegelikult on need unistused juba praktiliselt kõik ju täidetud, et inimene on saanud iseseisvaks. See oli see kõige suurem unistus või unistus kaldkriips hirm, et mis tast saab. Ja tuleb välja, et saab täitsa, saab hakkama ja saab inimene ja see ongi nagu tore, et minu unistuste täitumine see on. Muidugi üks asi veel, aga see jääb pereringi. Las see jääb. No, aga äkki ikka ka? Ei, ma lihtsalt see on seotud järeltuleva põlvkonnaga, aga meil on üks vend veel, nii et võib-olla tema olitseb siis rohkem sellest. Christopher ei ole kuidagi vedu võtnud selle asjaga. Aga No nii, Sander, sinu unistus. Ega tegelikult minu unistused selles mõttes, mul on ju 2 last ja täna Remi on olnud üks selles mõttes nagu murelaps alati, et sa tead, et erivajadusega see tee on väga konarlik. Nüüd, kui ta on jõudnud nagu sellesse etappi, kus ma saan olla kindel, et ta tegelikult läheb edasi ja ongi oluline, et ta on väljas ilma nii-öelda pere abita, nii-öelda siis füüsilise abita ja me jätame natuke nagu selle ühiskonna kanda, aga mitte halvas mõttes, vaid just see, et ühiskonnas hakkama saamiseks, sest see viib teda nagu edasi. Ja samamoodi need ikka nii, nagu ma ütlesin, need kontaktid, mis loovad talle sõpruskonna, loovad talle siis erinevad töövõimalused ja see on juba kõik täitunud, nii et samamoodi edasi. Ma tahaks ikkagi ühe küsimuse ära küsida selle poole pealt, et te olete väga ägedad isad, aga meil on ühiskonnas ka selliseid isasid, kes ei ole nii ägedad, kes kaovad ära oma laste kõrvalt ja üldiselt on väga levinud on ka see, et kui on meil erivajadusega laps, siis mõni isa kaob väga kiiresti kõrvalt ära. Mis on see teie retsept, et te olete leidnud selle tugevuse jääda oma perega kokku ja aidata noortel iseseisvuda? Tegelikult sinnamaani, kuni nüüd Christopher siia kooli tuli, siis sinnamaani oli kõik nagu ema õlul.
ja nüüd võttis kool üle ja nüüd ta saab juba ise hakkama, nii et selles mõttes mina ei ole nagu suurt midagi teinud. Et ma nagu ütlen, et aitäh kõigile, kes on nagu kaasa aitanud ja Christopher on ise muutunud nüüd selliseks tubliks, et ta hakkama saab, aga et ma olen lihtsalt püüdnud ja abikaasa olla. Ega ma muud pole rohkem suutnud teha. Ja noh jah, aga ju sellest on siis mingil moel, et abikaasa on mind hoidnud veel nii kaua siis enda kõrval, nii et järelikult olen kuidagi hakkama saanud. Sanda. No ma ei tea, ma ütleks, et see on natuke sihukene, ma ei tea, kas lapsetuba või et mingi inimese isiksus, et ma saan täiesti aru, et ega meilgi, kui erivajadusega laps sünnib, mul ei olnud kordagi mõtet, et ma nüüd jätaks maha, vaid pigem oli see, et et plaan B, plaan C, et kõik need asjad, mis on vaja teha, et seal nagu läks nagu masinavärk käima, et jah, paljudel lööb see nagu jalad alt ära, et ta põgeneb selle vastutuse eest, seal ei saa ka hukka mõista alati. Aga mina olen, jah, minul oli nagu see, et mul ei olnud kordagi seda mõtet, aga jah, olen väga paljude emadega rääkinud, kellel, eriti kui meil Remi käis Haapsalu haiglas rehabilitatsioonis, et siis seal ma nägin väga palju emasid, kes olid üksinda ja neil on tõesti raske. Nii et iga lugu on erinev, aga igal juhul minul oli nagu see, et mulle natuke isegi nagu läks mingi hasart käima, et tegelikult et siit me tuleme ju välja. Et kui meil oli see väga raske, ta ikkagi sündis ju väga rasketes oludes, siis ma istusin nagu isegi arstidega laua taga, kus me arutasime erinevaid olukordi, et kas põhimõtteliselt kas jääbki ellu või jää ellu, et ka need küsimused ja see on, ma ei tea, inimesele antakse kohe nagu, kui tal on mingi jõud vaja anda, siis tal läheb, et sa ei mõtlegi nagu mingi emotsionaalselt selles olukorras. Aitäh. Hakkame siis jõudma lõpu poole, aga enne veel paar küsimust, et Remi, et mis sa tahaksid, meil ei ole kahtluski, nagu saime, et tublid isad on, väga ägedad isad, aga on sul ikkagi oma isale mingi soovitusi tulevikuks, et sul oleks nagu parem elu? Et mul on juba praegu parem elu, ma soovitaks isale, et puhka rohkem, et siis jõuad kaugele, aga et tervist tuleb ikka hoida, aga ei, ma arvan, et meil on praegu kõik hästi, me peame ise pingutama selleks, et ühiskond oleks parem, kõik direktorid, kes siin täna olid, rääkisid väga hästi ja Eesti on nii väike, me tunneme kõiki, et pingutame üheskoos, lähme ühte rada ja võitleme ühe asja eest ja see on ju, me võitleme ikkagi õpilaste ja õpetajate eest ja inimeste eest ka kogu ühiskonna eest. Praegu see isade asi kukkus nüüd selles mõttes natukene selline Stahanovlik välja, sest et kui vaadata saali, siis on põhimõtteliselt 99% on naised ja siis on kaks isa, kes me oleme teinud väga palju. Et tegelikult on küsimus see, et miks selles valdkonnas põhiliselt siis naised on, ma küsiks äkki vastu. Te ise ütlete selle kohta, kus need mehed on? Kas nendel pole närvi? Kunagi mul ülikoolis ütles üks õppejõud, et see sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltööga tegelemine on nii raske asi, et sinna nagu mehed ei tule. No vot. Võib-olla see. Aga võib-olla, ei tea, aga ei oska. Kui see on hea küsimus, ma võtan selle kaasa ja järgmine aasta ütlen sulle. Analüüsima. Aga Christopher, kas sul on oma isale midagi öelda? Tahad sa midagi ilusat talle öelda? Jätka saavas vaimus. Täna jätka samas vaimus. Väga äge. Ja ma arvan, peaks nüüd lõpu küsimuse tegema, et ka selles mõttes, et mis teie jaoks on see, et kui me vaatame nüüd ühiskondlikku küpsust ja tuleviku arengut, seda ärevat aega, mis on, et mis võiks olla selline ühiskondlik ootus teie pere poolt, see üks asi, mida ei tohiks juhtuda ühiskonnas, mille tõttu kannataksid erivajadustega lastega pered või lapsega pere. Ja mis see üks asi on, mis peaks kindlasti juhtuma või keegi riik võiks ära teha, et oleks kergem, et oleks parem? No ma alustan seekord. Aga
et tegelikult oluline riigi vaatest on see, et riik me oleme kõik ju, et sotsiaalpoliitika, siis on see hoolivus, üksteisest selles mõttes lugupidamine, ole sa selline, nagu sa on, aga just see, et me oleme üks terve ühiskond, me ei saa valida pooli. Ja just seda sõnumit tuleks nagu rohkem viia, et ja ükskõik millised ajad meil on ärevad või mitte, iga iga inimene saab midagi ära teha nii pere keskel kui võib-olla siis töökohas või näiteks kui ta tahab midagi arendada. Nii et teeme igaüks juba täna, kui me kuhugi lähme, ajame oma asja, teeme seda hästi ja kui me seda juba siit, sellest saalitäie rahvast, pluss veel videoülekanne, mis tuleb hiljem, siis seal juba väga paljud inimesed saaksid, igaüks saaks midagi ära teha. Et see oleks suur au. Üks asi, mis ei tohiks teha, on, et see fookus kaoks ära, kuna abivajajaid, igasugu abivajajaid on ju nii palju, erinevad grupid, kes kõik püüavad mingil moel tähelepanu saada ja püünele saada ja oma abivajamist kõigile teadvustada ja selgeks teha. Et võt selliseid eeskõnelejaid on vaja, inimesi, kes selle asja üles võtaks, sest et kelle teise peale loota, kui mitte iseenda peale, eks. Et selles mõttes ma olen nagu super tore on näha, kui on noorem mehel selline vunk sees ja ütleb, et ma tahan saada eeskõnelejaks. Et pagarid on ka vaja, aga eeskõnelejad on ka nagu väga olulised just selle fookuse pärast. Et see ei tohiks ära kaduda, sest et kui lõpuks käibki ainult üks suur abi palumine, siis enam ei saagi aru, keda aidata või miks aidatakse, kus aidatakse või mida tarvis läheb. Et selles mõttes tänan, aga ega muud, et jätkake samas vaimus, seda on vaja teha. Nii nagu Christopher ütles, jätkake samas vaimus. Sest see, mis te siiamaani teinud olete, see on kõik nii suurepärane. Aitäh! Aitäh sulle! Reni, soovid sa öelda samamoodi? Jaa, ma ütlen, aga minu arust me ei tohiks nagu seda last hoida vati sees. Et muidugi oleneb erivajadusest, mis tal on, aga üldjuhul võiks ta lahti lasta, nagu mul isa tegi, pani autoga 100-ga minema ja tagasi ei vaadanud kordagi. Et sellised on vaja, sest see elu, see õpetab elus ja endal on elus kergem, eks. Ja mida nagu peaks tegema, me peame ühiskonnale ka kokku hoidma ja koos rääkima selle eest, mille eest me võitleme. Et see ühine hääl viib meid nagu edasi. Christopher, mis sa lõpusõnaks ütleksid? Ka samamoodi jätka samas vaimus ja tere tulemast tulevikku. Väga hea, super, aitäh! Super! Jaa, tere tulemast tulevikku, see on võimas. Aitäh teile, Christopher, Kristjan, Sander ja Remi. See oli suurepärane arutelu. Ma olen väga õnnelik, et selline asi praegu Astangul juhtus. Aitäh! Tänan veel kord perekondasid Jõekalda ja Sasi. Ma olen õnnelik ja tänulik, head kuulajad ja vaatajad, et mul õnnestus ka teiega jagada 2 nii sooja, südamliku ja hooliva perekonna lugusid. Nagu peret kokku võtsid. Eesti saab hoolivamaks, kui igaüks teeb ära oma osa. Hoiame jätkuvalt fookust toe pakkumisel neile, kes seda kõige rohkem vajavad. Usaldame teineteist ja ei jäta kedagi maha. Nii mahume me kõik ühisele parvele ja saame julgemalt ja ilma suurema ärevuseta öelda tere tulemast tulevikku. Selliseks kujunes hoolimise lauanurga erisaade Isad ja pojad. See saade valmis koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse konverentsiga Hoolime, mis see aasta kandis alapealkirja Kas kõik on pardal. Tänan, et vaatasite ja kuulasite
mina olen Gert Valdaru ja kohtume tulevikus.